siis Google ütles, et see on üks Rooma kõige ohtlikumatest piirkondadest. Armas. Kas ma jään ellu või et mul mure otseselt alguses ei olnud, aga ma sain aru sellest, et uues keskkonnas ma ei ole mina ise või ma ei ole samasugune nagu Eestis. Ikkagi pidid nagu tänaval sõpru leidma endale. Ja no oma parima sõbra ma leidsin ikkagi Rooma kesklinnast bussipeatusest. Räägi, kuidas see tundub nagu nii kuidagi, ma ei taha seda üle romantiseerida, aga nagu see tundub kuidagi nii nagu Rooma mingi. See natuke oli küll romantiline. Kas oled mõelnud minna välismaale õppima? Mina olen Kätri Kiilberg ja ma õppisin 1 semestri Toronto ülikoolis. Mult on küsitud, et kuidas sa raha kogumisega tegelesid, milline üldse see paberimajandus oli ja oli siis keeruline sinna üldse jõuda. Selles podcastis on mul külas erinevates riikides õppijad, kes just neile küsimustele vastavadki. Et ta ikka teaks, kuidas minna välismaale õppima. Tere, head kuulajad, vaatajad ja tere tulemast tagasi vaatama ja kuulama meie saadet. Täna on mul külas Merili Jakovets. Tere! Tere! Räägi meile, kus sa õppisid ja mida sa õppisid? Mina käisin oma 2. aasta õpingutel siis Roomas 2. semestril. Olin seal Erasmusega 1 semestri. Ja see tähendab siis seda, et sa siis tulid läbi oma koduülikooli, on ju? Jaa, täpselt nii. Et meil on selline süsteem, et meil on nagu teaduskondadele valik, et kuhu sa saad kandideerida. Ja sealt kaudu ma siis kandideerisin. Ei saanud küll sinna, kuhu ma algselt tahtsin. Aga kuhu sa algselt tahtsid minna? Ma tahtsin minna Bolognasse alguses. Aga kuna sügisel, kui sa kandideerid, siis see on nii-öelda teine voor. Et see esimene voor on meil veebruaris, et siis kas kogu aastaks või siis sügissemestriks, siis mina kandideerisin 2. voorus ja kõik kohad olid kahjuks täis. Ja siis ma sain nii-öelda lisavalikuid veel Itaalias, mida meil listis nagu ei olnud, mis mulle siis nii-öelda privaatselt saadeti. Ma ei tea, mis süsteem sellega oli. Ja siis sealt kaudu ma ikkagi sain Itaaliasse jääda. Okei, aga sa siis meelega tahtsidki minna just Itaaliasse, et see oligi sinu nagu eesmärk? No tegelikult ma ikkagi kaalusin ka Portugali ja Prantsusmaa vahel, aga ma ei tea, mingi tunnemus ees kuidagi ütles, et okei, et jah, ma pean minema Itaaliasse või et ma väga tahan sinna minna ja siis mulle müüdi see kool väga hästi maha ühe lausega, et see on väga hea ja tunnustatud ülikool, et see on kindlasti sobilik ja siis ma olin mingi okei, minek, ma siis sinna lähengi. Mis ülikool siis täpselt oli? Ma käisin Luis ülikoolis, see on siis Roomas üks selline privaat- või eraülikool. Ja sa pidid seal ka maksma mingit õppemaksu? Ei pidanud, õnneks. Okei, muidu oleks ilmselt suht kalliks läinud, kui see on eraülikool? Jaa, kindlasti, et seal ma just otsisin välja ka, et aastatasu oli bakalaureusele äkki 12 000. Et mitte võib-olla siis kõige kallim, aga ikkagi pigem nagu... Euroopa kohta ikkagi. Pigem ikkagi, jah, natuke krõbe võib-olla 1 semestriks minna sinna. Aga Erasmusega ilmselt sa ei pea, on ju? Ja, aga eks seda oli näha ka koha peal, et seal ei olnud vähemalt minu teada ühtegi nagu eestlast. Ehk siis tundub, et väga palju nagu seda siis ei promota või ei näidata. Sul anti mingi siselisti kaudu mingi, tegelikult siuke ülikool on ka. Jah, tundub nii. Kuigi ma tean, et üks Eesti tudeng oli seal olnud eelneval semestril. Et temaga ma olin natuke suhelnud, aga jah, väga kedagi teist ei olnudki minu teadmist mööda. Milline see kandideerimisprotsess oli? Et ma sain aru, et sa pead oma ülikoolis nagu kuidagi kandideerima, siis kohad olid täis, sa pidid mingit teist valikut ja siis... Jah, no meil minu kodukoolis siis TalTechis on see protsess üldiselt selline, et sul peab keskmine hinne olema siis äkki 3,5 vähemalt või midagi sellist. Ja siis sa kandideerid, soovitud ülikoolidesse ja põhimõtteliselt on vestlus. Ja ma siiamaani ei ole kuulnud, et kedagi kuskile ei lasta või et keegi kuskile minna ei saa, kui just kohad ei ole täis. Ja siis ongi, et kui esimene ülikool, mis sul valikus on täis, siis äkki saad teise minna või et siis hakkab see mäng pihta. Aga rohkem seal eriti palju ei olnudki, et lõpuks, kui ülikool sai valitud, hakkasin mingeid dokumente esitama ja aineid valima. Aga see välismaale kandideerimine ja välismaale õppima minek on pigem populaarne teie koolis või
või pigem nagu siuke, mida mingi ainult osad mingid hullud teevad? Mina tunnen, et võib-olla ta ei ole otseselt populaarne, et mu tutvusringkonnas liiga palju inimesi ei ole. Aga ta on selline tavaline, et keegi ei ole üllatunud, kui sa välismaale nagu lähed. Et ta on selline tavaline asi, aga mitte väga popp teema. Kuidas sa rahastasid seda Rooma minekut? Sest ma kujutan ette, et Rooma on ilmselt päris kallis linn. Ikkagi üks Euroopa nagu neid peamisi turistimagneteid. Ja see ilmselt ajab ka hinnad täiega üles. Ja see ajab, ma ise arvan, et see ajab kindlasti kinnisvara hinnad ülesse. Et noh, kui sa tahad mingi 4 või 5 kuuks endale mingit pesa leida, siis see ei ole selline pikk aeg, mida üürida nagu korterit, et siis korteri hinnad olid üpris krõbedad. Aga kuidas ma rahastasin, oligi Erasmuse stipendium siis, mis oli kuus äkki, ma arvan, et ta oligi 500 või midagi natuke rohkem. See vist kõigil on sama? Jah, peaks olema küll. Ja sellest siis kogu perioodi stipendiumist 70% saime siis alguses kätte. Et see oli siis, ma ei tea, mis ma pidin deposiiti maksma võib-olla või tagatis raha. Ja kõik muud mingid kulud said nagu kaetud juba sellega. Ja siis ma panin ise ka kõrvale ikkagi, kuna ma ju pool aastat enne teadsin, et nüüd on minek, siis ma ikkagi panin ja kogusin endale. Aga põhimõtteliselt tulid välja sellega, et sul oli stipendium, siis sa olid kogunud raha ja et ei pidanud vahepeal, nagu ei olnud seda, et appi, raha on otsas. Jaa, ma arvan, et ma elasin isegi üpris nagu mugavalt, et ma tulin välja. Eks lõpuks oli ikka see, et kui sul nagu vahepeal seda raha juurde nagu ei tule, siis on küll tunne, et okei, kas nüüd ikka tuleb otsaga kokku või ei, aga ma arvan, et kõik on võimalik, kui sa mõtled oma kulutused läbi. Ja kuidas sa selle oma elukoha leidsid? Et sa natuke mainisid, et korteri leidmine ei ole just vähemalt nagu selle budget nagu ei ole lihtne. Jaa, see korteri otsing algas mul juba septembris, kuigi kolima pidin siis jaanuari lõpus umbes. Et ma vaatasingi nendest tavalistest portaalidest, mis meil on mingi Spot a Home ja kõik need Erasmuse portaalid ja proovisin leida võimalust ka ühikasse saada, sest ma teadsin, et meie koolil nagu mingid võimalused peaksid olema. Aga see oli suht tulutult, et ma kandideerisin igale poole, aga ma ei saanud. Või siis ma ei saanud üldse mingit vastust või et liiga nagu pikka aja vahemik oli selle vahel, et nüüd ma olen täna Eestis ja siis ma tulen alles jaanuaris, et nad tahtsid juba praegu üürilist. Ja siis ma proovisin veel kohalike veebisaitide kaudu, mis neil on seal, kus neil kinnisvara on. Aga kui mingi eestlane tuleb kuskilt teisest Euroopa otsast umbes nüüd kohale, et ma tahan kolida, siis see oli ka selline, et nad võib-olla ei usaldanud mind nii väga. Ja jällegi, et alles jaanuaris, et siis see oli suht raske protsess. Ja üks asi, mida ma veel proovisin, oli läbi oma itaallasest tuttava, kes siis oma Rooma sõbra käest küsis abi, aga see oli ka tulutult ja lõpuks siis detsembri lõpus ühes WhatsAppi grupis, mis meil koolil siis oli, üks tüdruk kirjutas, et meil on umbes korter ja et meil on ühte inimest sinna veel vaja, hind oleks 550 € näkku. See on päris hea. Ja siis ma kirjutasin nagu 3 sekundit pärast seda, kui tema sõnumi saatis, et mina tahan. See oli kuu aega enne, kui sa pidid välja lendama. Ja, ja siis me tegime kõne ja siis ma sain selle koha endale. Kuigi see asukoht oli üpris halb, ma arvan, Erasmuse tudengile, sest ma kooli sõitsin ikkagi 1,5 tundi. Ja ma ise arvan, kui sa lähed ikkagi Erasmusele, siis su point on tudengielu täiega nautida ja see kool on nagu põhiasi, mille ümber nagu kogu elu nagu on. Et siis ikkagi kooli minek võttis kaua aega, mis tähendas ka seda, et kui sa tahtsid sõpradega, ma ei tea, välja jääda pärast tunde, siis sina liikusid veel koju nagu 1,5 tundi vähemalt. Et see oli võib-olla ainuke miinus, aga jah, niimoodi ma selle korteri leidsin ja vähemalt ma leidsin selle, et ma arvan, et see on kõige tähtsam. Aga olid sa varem Roomas käinud, enne kui sa sinna kolisid? Ja ma käisin seal äkki 2 aastat enne, et sellepärast ma tundsin ka võib-olla, et see kool on sobilik, sest kui ma nägin seda Mapsi peal, et kus asub, siis
ma tundsin piirkonna ära, sest ma olin seal piirkonnas ööbinud varem. Ja siis ma olin mingi et pean sinna minema, et ma tean seda piirkonda nii hästi. Et seal olid väga head friikad, siis ma tahan sinna kindlasti sööma minna ja siis oligi minek. No ja loogiline. Aga kuidas see kolimisprotsess sul oli? No minu kolimisprotsess oli üpris lihtne. Läksin 2 suure kohvriga. Õnneks ma ei pidanud seda kõike üksi tegema, et mul on väga toredad lähedased, kes minuga kaasa tulevad vajadusel, et siis sain kolitud niimoodi, et üksi ei pidanud ainukesena vaeva nägema. Ja ma arvan, et see tegi asjaga lihtsamaks, et keegi on nagu kaasas ja toeks aitab sisse elada, et sa ei hüppa nagu täitsa tundmatusse vette, et sa hüppad kellegagi koos sinna tundmatusse vette. Ja siis nad läksid pärast tagasi Eestisse ja siis sa pidid jääma? No siis küll, siis oli võib-olla kurb natuke, aga alguses see tegi kindlasti asja lihtsamaks, et ma ei pidanud oma kohvreid üksinda vedama või aru saama, et kuhu nüüd minna, sest ma ikkagi elasin linnast päris väljas. Aga sul mingit suurt nagu kultuurishokki ei olnud kohe alguses? Ei, ma ei ütleks, et mul oleks mingit kultuurishokki olnud, et Rooma on ikkagi turiste täis, et see on suht selline multikultuurne linn. Jah, nagu tavaline. Võib-olla kui ma enda sinna rajooni jõudsin, siis see ei olnud nagu selline Itaalia unistus eriti, et seal olid ka sellised tavalised paneelmajad, et see oli minu jaoks mingi et see küll see romantiline Itaalia ei ole, mida ma nüüd mõtlesin, aga tegelikult oli väga ja jah, et see oli võib-olla ainukasi või need inimesed, et need olid päriselt kohalikud ja mõned võib-olla natuke julgemad ja laulsid seal bussis, aga see oli natuke nagu meelelahutus, siis ma ütleks. Et võib-olla, ma ei tea, kas see on kultuurishokk, aga kui ma guugeldasin seda kohta, et kus mu uus kodu nüüd asub, siis Google ütles, et see on üks Rooma kõige ohtlikumatest piirkondadest. Armas. Et siis ma küll mõtlesin, et et mis nüüd siis saama hakkab, et kas ma jään ellu või et mina blond tüdruk sinisilmne, et natuke ikkagi võõras nähtus võib-olla seal kohalike seas. Ja siis ma küsisin sellelt korteriomanikult, et kuule, et kas see on nagu safe, et ütle lihtsalt, et kas on safe ja et kuidas seal on. Ja siis ta naeris mind välja, ütles, et ega see Lõuna-Aafrika ei ole, kuhu sa lähed, et see on ikkagi Rooma ja Euroopa, et sa ei lähe Lõuna-Aafrikasse elama, Siis ma mõtlesin, et ma ei tea, et kas see on nagu hea märk või halb, aga vaatame siis, mis saab. Aga milline see Rooma oli, kus sa elasid, sest ülipaljud inimesed on ilmselt Roomas käinud, sest see on siuke nagu Pariis või London, siuke top nagu koht, aga ma mõtlen, et kui sa päriselt elad selles kohas, siis see võib-olla jätab nagu teise mulje, või millisena see sinu Rooma oli? No kindlasti ta ei ole tegelikult nii romantiline, kui ta tundub, kui sa seal nädalake reisid, aga ma ei ütleks, et seal on midagi ka mega nõmedat, et ta on tavaline, et igal pool elatakse, et täpselt samamoodi nagu meil elavad inimesed erinevates linnaosades, aga vanalinn on mega romantiline koht, et siis ma tunnen, et Roomaga on natuke samamoodi, et lõpuks see piirkond oli ka väga okei ja palju safe'im kui mingi kesklinn minu arust, nii et siis ma arvan, et ta oli tavaline. Täpselt nagu meil kõik linnaosad, mis on kesklinnast nagu väljapool. Roomas muidugi on hästi palju mingit kultuurielu ja kunsti ja seda, mis tundub nagu lahe, kas sa seda said kogeda? Jaa, minu seal piirkonnas seda kultuurielu nii palju ei olnud, et see oligi siis linnas kõik, aga kõik see arhitektuur, mis seal on ja kõik see ajalugu, mis seal linnas tegelikult on, seal sa oled iga päev seal, sa käid sealt iga päev läbi. Et ma arvan, et ma sain seda väga palju kogeda, aga me käisime päris palju mingitel näitustel või siis sellistes nagu kõrvallinnades, mis on pisemad, et ma tunnen, et see nagu lõi selle päris väärtuse, sest seda Kolosseumi ma võin nende piltide pealt iga päev vaadata, aga võib-olla nendest väikelinnade olemasolust ma ei tea nii hästi, kui ma olen nädalake Roomas. Et siis ma arvan, et see oli nagu see kultuur ja nagu see, mida mina päriselt nautisin. Aga kui me räägime ülikoolist, siis sa läksid ikkagi sinna õppima. Ja. Milline see ülikool ise oli? Nagu kuidas sa kirjeldaksid seda?
no minu eeldus oli, et Itaalias ei pea eriti palju õppima, sest see on Lõuna-Euroopa. Sest ma olin mingi okei, et päike paistab, joon oma kohvikest seal kohvikus ja vahepeal käin koolis, on ju. Aga ma ei tea, kas asi oli selles, et see oli ikkagi privaatülikool või selline nagu tasuline ülikool või siis selles, et tegelikult ikkagi peab igal pool õppima. Aga ma võrdleks teda ikkagi päris suuresti TalTechiga. Et ta ei olnud küll tehnikaülikool, aga hästi struktureeritud oli see kool, kus ma käisin. Ma teadsin, kuhu ma minema pean. Ma sain aru, mis mu ülesanded on. Õpetajad ei hilinenud tundi või ei lõpetanud tundi varem või ei olnud sellised chillid, et nad olid ikkagi karmid ja tahtsid, et asjad oleks tehtud. Kui ma võrdlen enda toakaaslaste või korterikaaslaste kooli, siis neil oli natuke rohkem lõdvarandmega see kool, et vahepeal ei pidanud nagu kohal käima või õpetaja ei jõudnud kohale või ei saanud aru, mis täpselt tegema peab või tunnid ei alanud nii, nagu nad pidid. Et minul oli selline mulle väga sobilik, et Põhja-Eurooplasele selline sobilik koht, ma arvan, et ei olnud nagu midagi šokeerivat või sellist, et kõik oli punktiga ja hästi ja kenasti. Sul oli seal ingliskeelne mingi programm või? Jaa, et seal oli tegelikult itaaliakeelseid aineid ka, aga mina võtsin kõik ingliskeelsed, sest ma arvan, et ma ei oleks mingit infot seal itaaliakeelses saanud, et ma võtsin suht mingeid matemaatilisi ja selliseid spetsiifilisi aineid, millest ma võib-olla ise liiga palju ei tea. Et siis juba inglise keeles oli natuke võib-olla raskem õppida, et päriselt asjadest aru saada ja et midagi koitma ka hakkaks. Aga kas sa pigem võtsid mingeid aineid, mida sa Eestis ei saaks õppida või? No mina ikkagi tahtsin nominaalajaga lõpetada ja siiamaani tahan. Ja sa võtsid neid aineid, mida sul on vaja, et koduülikoolis lõpetada? Et ma võtsin ühe aine ette, ehk siis nüüd praegu ma ühte ainet ei pea tegema, mis teised teevad. Ja siis ma võtsin selliseid aineid, mis ma saan kas asendada või siis üle kanda mingite valikainetena. Et ma ikkagi vaatasin, et ma saaksin kõik üle kanda, et ma ei peaks nagu rohkem midagi veel tegema. Aga itaalia keelt natuke õppisid? Ma itaalia keele tunnis ei käinud, sest see oli väga rumalatel aegadel ja ma ei tahtnud 1,5 tundi koju sõita, kui ma sain nagu midagi muud selle asemel teha või kodus olla. See ei olnud kohustuslik? Ei olnud. Okay. Aga eks ma ikka õppisin kõige tähtsamad asjad selgeks. Ma ei tea, aitäh, palun mööda, kui ma bussis kellestki mööda ei saanud või metroost tahtsin metroost lõpuks välja saada. Ja minu jaoks oli kõige tähtsam ikkagi see, et palun üks kohv. Et seda oli iga päev on ju vaja või tere ja kõik sellised viisakusväljendid, et need ikka lõpuks nagu jäid külga, aga sellist keelt, kui ma ei õppinud. Aga Lõuna-Euroopas vist ka ei ole, see ei ole tuntud selle poolest, et nad väga hästi inglise keelt räägiks. Jah, see oli nagu, see olenes, et Lõuna-Itaalias kindlasti mitte. Et kui ma seal käisin, siis seal nagu ei räägitud põhimõtteliselt üldse, et seal ma ka suhtlesin translate'iga. Aga Roomas, võib-olla siis tänu turistidele on see parem. Seal piirkonnas, kus mina olin, seal oli natuke nagu raskem, aga mu korterikaaslased oskasid itaalia keelt, nii et siis võtsin nad kaasa, kui mul midagi väga vaja oli. Su korterikaaslased olidki siis itaallased või nad olid lihtsalt mingid välistudengid, kes õppisid ära? Nemad olid Horvaatiast. Okay. Nad oskasid itaalia keelt? Jah, tuleb välja, et nad vist õpivad seda seal või ma ei tea. Et nemad oskasid õnneks, et kui meil wifi't oli korterisse vaja, siis nemad said suheldud ja siis oli nagu sellega hästi. Et sina ei pidanud liiga palju siis nagu muretsema selle pärast? Ja ma pidin lihtsalt lootma ja maksma. Kuidas sul koolis sotsiaalelu oli? Et kas seal olid ka nagu mingid korporatsioonid, mingid klubid või? Ma tunnen, et Erasmusel on see ESN ikkagi nagu kõige tähtsam. Erasmus Student Network on ju. Täpselt nii. Ma olen siin podcastis ikkagi midagi õppinud ka. Et mul on tunne, et see oli nagu ikkagi see, kus kõik olid, et Erasmuse perioodil ma ei tea kedagi, kes oleks kuskil mujal organisatsioonis olnud. Ma tegelikult ei ole isegi kursis, kas meil koolis väga palju midagi muud oli, aga ma arvan, et oli, sest nad ikka tegid seal mingit raadiot ja mingeid üritusi nagu mujal ka.
aga noh, Erasmusel sul on lihtsalt nii lihtne, kõik on välistudengid, sa ei pea nagu üritama veel kuskile sulanduda, sest sul ongi seltskond, kes üritab kõik kuskile sulanduda, et siis mina nagu käisin Erasmuse üritustel. Aga oli seal ka teisi eestlasi, kellega sa tuttavaks said nagu läbi Erasmuse? Minu koolis ei olnud, aga läbi Erasmuse küll, et ühes teises Rooma ülikoolis oli 2 eestlast. Samal ajal tulime siis kõik kevadsemestriks ja siis meil tekkis selline tore 3 punt, kellega me saime siis oma keeles rääkida, et eesti keelest mul puudust ei olnud, et seda ma sain ikka rääkida. Ja kuidas sul üleüldiselt nagu sõprade leidmisega oli, sest ma tean, et paljudel on see nagu mure, et lähen välismaale äkki ma ei leia kuidagi sõpru või tuttavaid, et kuidas sul oli? Mul mure otseselt alguses ei olnud, aga ma sain aru sellest, et uues keskkonnas ma ei ole mina ise või ma ei ole samasugune nagu Eestis. Ja keelega ka, räägid teist keelt, sa ei... Ma tunnen küll, et ma olen palju naljakam eesti keeles, ma inglis keeles nagu ei oska. Mul on samamoodi. aga no eks ma alguses üritasin natuke soomlastega sõprust sobitada, sest ma kuulsin umbes soome keelt ja siis ma läksin nende juurde, oli mingi Mari Mekko Kott, et kas oled soomlane, vaata. Siis nad oli mingi vau. Aga kuidagi päris raske oli minul see sõpruse sobitamine, et ma elasin nii kaugel, siis ma nendel üritustel ikkagi nii palju alguses ei käinud, sest ma kartsin üksinda koju sõita. Aga lõpuks nad nagu tekkisid kuidagi läbi mu, ma ei tea, korterikaaslaste või siis läbi nende eestlaste, kes meil seal olid. Ja oma parima sõbra ma leidsin ikkagi Rooma kesklinnast bussipeatusest. Räägi, kuidas see tundub nagu nii kuidagi... ma ei taha seda üle romantiseerida, aga nagu see tundub kuidagi nii nagu Rooma mingi. See natuke oli küll romantiline. Aga ma pidin kooli minema ja seda bussi ei tulnud. Ja eks seal Itaalias või Roomas üldse oli see, et neid busse lihtsalt ei tulnud vahepeal, et sa ootasidki 20 minutit bussi, mis pidi juba 20 minutit tagasi nagu siin olema. Lõuna-Euroopa. Ja seda lihtsalt ei tulnud, on ju. Täpselt samamoodi praegu. Ja mul oli jälle üks nagu tähtis aine, kuhu ma kindlasti pidin minema, sest muidu ma ei oleks üldse midagi aru saanud. Ja mul oli üks eestlasest sõbranna ka külas. Siis me koos ootasime seda bussi seal, siis ma vaatasin nagu kõrvale ja nägin, et ühel neiul on täpselt sama asukoht telefoni pandud, mis mul. Ja ta oli Ameerikast, ma sain nagu aru, ta rääkis inglise keeles kellegagi telefonis. Ja siis ma kogusin ennast ja rääkisin eestlasest sõbrannaga, et kuule, et kas ma peaks nagu küsima, kas ta läheb samasse kohta, on ju. Lihtsalt tekkis tunne, et ma ei tea, mida see info mul andnud oleks, aga siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen küsin. Siis ma läksin ja küsisin, siis ta ütles et seda bussi ei tule ja ma ei saa minna ja ma pean ka koju jõudma kohe, et kas sa lähed samasse kohta ja hakkasime kuidagi rääkima. Lõpuks see buss tuli ja bussi sõidu ajal, mis oli, ma arvan, ka mingi 15 minutit, saime siis nagu sõpradeks ja temast sai nagu parim sõbranna siis selle nagu Erasmuse vältel, et 6 aega hiljem me olime koos juba Lõuna-Itaalias reisil ka. Nii lahe. Aga sa siis natuke nagu läksidki enda mugavustsoonist välja, et sa ei olnud enam see eestlane, kes mingi ei julge kellegagi rääkida, vaid ikkagi pidid nagu tänaval sõpru leidma endale. Jah, et ma ei teagi, võib-olla see tuli jälle seest, tuli mingi universum ütles, et nüüd peab minema ja siis ma läksin, et tegelikult otsest vajadust ei olnud, aga ju siis oli õige tunne sees ja tema ütles ka, et see oli tema jaoks ka nii suvalise koha pealt, aga et täiega tore ja suhtleme siiamaani kõige rohkem. Aga kui me räägime Itaalia inimestest või üldiselt sellest nagu kultuurist ja kuidas see oli nagu väga suur teissugune nagu see ruum? Nad on kindlasti valjemad. Et kui mina olen ikkagi harjunud, on ju, et me oleme vaiksed ja niimoodi, et ei karju võib-olla liiga palju või ei räägi väga palju häälega, siis seda nad kindlasti nagu teevad ja nad on emotsionaalsemad. Mu väike vend ütles, kui ta külas käis, et vau, et inimesed on siin nii positiivsed ja õnnelikud. Et võib-olla siis olid ka, et ma ise nagu ei osanud niimoodi vaadata, aga palju vabam suhtlus oli küll, et kohvikus ka said nagu sõbraks ja kogu aeg olid tore ja nad nagu tahtsid sinu kohta päriselt teada, et mis sa teed, kus sa pärit oled, et selline nagu... Et suhtlus nagu käis.
Ja. Ikkagi uuriti. Ja, aga ma eeldasin, et seda itaallastega suhtlust on nagu rohkem. Aga ma tundsin koolis, et võib-olla see on see välisõpilaste teema ka, et kui meile tulevad välisõpilased, siis ma ka otseselt ise ei lähe nendega rääkima või mingi mega sõbrunema. Võib-olla see on see asi, aga et mulle tundus, et nad liiga palju ei tahtnud minuga nagu võib-olla suhelda või nagu mega sõbraks saada, et suhtleme väljaspool kooli ka, on ju. Aga ma arvan, et see võib see välistudengite teema olla, et ta läheb niikuinii varsti ära. Ja need kohalikud, neil on oma seltskond, mille jaoks on nagu üritad veel sõpru endale leida. Et jah, itaallastest sõpru mul kahjuks ei olnud. Aga sa mainisid, et sa käisid reisimas Itaalia, kas ka Lõuna-Itaalias ja kui palju sa seal nagu ringi reisisid? Ja, nädalavahetustiti me käisime päris tihti, kas kui soojamad ilmad olid, siis rannas, erinevates randades. Itaalias on ju soe. Ja, seal on tõesti päris soe, aga me käisime rannas või siis mingi äärelinnades. Siis ma käisin selle sõbrannaga, kelle ma sealt bussipeatusest leidsin. Temaga me käisime Lõuna-Itaalias. Et see oli ka selline omamoodi, ma ei tea, selline tsirkus natuke võib-olla, et seal me istusime ka vale bussi peale ja ta kaotas oma kõik dokumendid seal ära ja ameeriklasele see võib-olla ei ole kõige meeldivam ja parem asi, on ju. Lõpuks saime õnneks kätte tänu politseile siis. Aga käisime seal, reisisime ka väikelinnades, avastasime nagu sellised kohalikku elu rohkem võib-olla. Ja siis ma käisin ka üksinda reisimas üks kord. Mõtlesin, et astun veel oma mugavustsoonist välja ja lähen hosteli, mis oli minu jaoks nagu väga hirmutav, sest mulle ei meeldi üldse nagu mingi mitme inimesega ühes toas elada, rääkimata siis võõrast inimesest, on ju. Aga seal oli ka palju lihtsam oli sõpru saada ja väga fun oli, et saidki nagu enda aega veel rohkem ja rohkem nagu avastada ja teha asju, mis sina päriselt teha tahad. Et sa ütleks, et see oli nagu siuke väärtuslik kogemus, on ju? Ma arvan küll, et see üksi reisimine, sul on enda aega vaja ja sa saad teha kõike, mis sa tahad. Sa ei pea nagu kellegi tahtmise järgi olema, et täpselt samamoodi ma käisin Milanos 1 päevaks niimoodi üksinda enne, kui ma Eestisse tulin, et see on äge, ma arvan. Mis sa ütleks oli üldiselt nagu kõige väärtuslikum selle kogemuse juures? Ma arvan, et see, et kui mina olin harjunud tolleks hetkeks kogu aeg kellegagi koos elama või et keegi on nagu minuga samas ruumis või nii-öelda samas majas, siis olla päriselt üksinda kuskil. Kuigi mul olid korterikaaslased, aga ikkagi, et oma keelega olla üksinda, et keegi ei saa sinust päriselt aru umbes, on ju. Et see ja aru saada, et tegelikult on maailm väga väike ja et kõik võimalused on valla, et sa võid ükskõik kuhu minna, ükskõik mida teha, et seda enesekindlust see kindlasti nagu kasvatas kõige rohkem. Aga mida sa enim igatsed? Ma igatsen seda, et see oli minu jaoks tavaline käia kogu aeg kohvikus, et isegi kui ma läksin, ma ei tea, 8:30 kooli, siis ma käisin enne kohvikus ja istusin seal natuke, kuigi ma pidin päris kaua sõitma, siis ikkagi see oli nagu tavaline ja see oli selline voolav eluviis natuke. Et võib-olla see, et ainuke kohustus oli ülikool, et siis ma saingi kohvikus käia ja väljas käia ja selline, et hulle kohustusi nagu ei olnud, aga samas ma arvan, et tore on tagasi ka olla. Aga samas oli ikkagi suht erinev Eestiga võrreldes. Jah, päike paistis rohkem ja oli selline normaalne oli kogu aeg kohvikus käia ja nagu rohkem võib-olla nautida ja teha selliseid toredaid asju, mitte kogu aeg rassida. Eestis ongi ilmselt nagu Erasmusel on see, et sul ei ole neid kohustusi nii palju. Eestis on ikkagi see, et siis pead ülikool ja töö ja siis sul on... Pead kõike nagu tasakaalustama. Jah, Eestis ei ole nii palju kohvikuid ka, kus kogu aeg istumas käia, et seal oli iga nurga peal midagi. Tegelikult võib-olla on, ma lihtsalt ei tea. Jah, linnast väljaspool eriti ei ole nagu kesklinnast. Seda küll. Võib-olla see siis. Ehk siis üldiselt sa soovitad teistele seda kogemust, mis sest, et vahepeal on raske ja ei tea, kus sõpru leida või et tundub nagu peab mugavustsoonist välja astuma. Ma arvan küll, et iga noor peaks elama nagu korra üksinda välismaal või nagu katsetama seda nagu üksi olemist, et sa õpid enda kohta hästi palju, sa saad aru, et maailm ei olegi võib-olla kas nii hirmus koht või nii suur ja lai, et tegelikult on kõik käega katsutav ja
sa, ma arvan, leiad ennast ja muutud iseenda suhtes teadlikumaks. Jah, ja välismaal õppimine on selles suhtes ka hea, et esiteks sa saad nagu raha selle eest, et sa seal õpid või nagu sa saad ikkagi mingit stipendiumit, on ju. Ja teiseks on see, et sul on ju mingi tegevus ees. Et see, et sa õpid juba nagu, siis sul on mingi rutiin, sul tekivad mingid kindlad nagu eesmärgid ette. Et see ei ole lihtsalt see, et sa lähed teise riiki ja siis sa mõtled, et mida ma tegema hakkan. Ja just, sest nüüd kui ma mõtlen, et okei, et kui ma tahaks välismaale nüüd elama minna päriselt, siis enam ei ole seda kogukonda umbes, et mul on jälle mingi Erasmuse inimesed, kellega ma tean, et ma pean nendega niikuinii olema, et siis sa pead päriselt otsima ise nagu kedagi, et sulle tooda seda kandikul nagu ette. Kui keegi tahab sind pärast üles leida, küsida midagi Rooma kohta või kirjutada sulle, siis kas sa oled kuskil kätte saadav? No olen küll, ma arvan, et kui mu nime otsida, siis leiab kõik kontaktandmed üles. Okay. Aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Kuulake ikka jälle. Täpselt nii. Tšau.